Ja tervist Most Ärikooli järjekordsesse laivi. Tuleb tunnistada, et vahepeal oleme olnud väga toimekad ja terve eelmise nädala tegime turundusmaratoni. Aga lähme argirütmi tagasi ja võtame saatekülalisi taas kord. Täna räägime visuaalidest, visuaalsest poolest, kuidas pildistada, kuidas luua visuaale, et nad oleksid pilku püüdvad, et nad toimiksid ja me kes ka kohe liitub meiega, ja näen osaliselt rohelist pilti, et kas Leila kaamera See on valespidi, oota. et sul tõenäoliselt tagumise külje kaamera vaatab seina kuskil. See on minu naistepäeva lillad. Oota, ma üritan panna. Kuidas see panna? Nonii. No hoopis parem, et kui me räägime visuaalidest, siis on jube mõnus, kui inimest ka näeb, eks? No see on Most Ärikooli põhivärv on ju roheline. Absoluutselt, et läks kohe CV-aisse kõpsti. Ja mina olen juba tubli. Aga alustame võib-olla sellisest tüüpilisest poolest, et natukene räägime endast, eks ole, et mina olen siin varsti terve aasta tilkunud niimoodi umbes korra nädalas või vahest paari nädalase vahega eetris, et iga kord endast on nagu naljaks rääkida, et ma keskenduks sinule. Ja võib-olla see osa huvitab inimesi peamiselt, et sinu karjäär, eks ole, et võib-olla räägi natukene oma karjäärist, et meie küll nagu natukene teame sinuga, aga tegelikult mina ka ei tunne sind väga nagu sügavalt ja rohkem, et ma tean su tänast hetke, aga ma ei tea, kuidas sa sinna oled jõudnud. Ma tean, et sa õpetad Most Ärikoolis visuaalse sisu loomist ja fotograafiat ja minu teada sa umbes 15 aastat oled fotograafias sees olnud, aga ma ei tea, kuidas sa sinna jõudsid ja kuidas sa oled nii-öelda oma karjääri üles ehitanud. Et võib-olla räägi sellest natuke, et seda on kindlasti põnev kuulata ja see on siuke hea sissejuhatus, iga kui inimesed kogunevad. No, tere kõigile. Jah. Olen Leila ja olen fotograaf ma hakkasin lugema, et tegelikult nii kaua olen juba, see on parasjagu 18 aastat. Mina oleks tore, et ma mõtlen, et mina olen alles 18 aastat vana, aga kahjuks mitte, aga 18 aastat juba olen fotograaf. Ja seda ma sain aru, et mina pean seda tegema, et kui ma olin oma pulmal, minu pulmafotograaf Annika Metsla pildistas mind ja minu pigmeja. Ja siis ma sain aru, see ongi minu oma. Ja sealt hakkas minu töö ja minu tee. Aga ma ei tea, küsi siis ma... Ma natukene võib-olla suunan, et aga üks on see, et sa oled, kõik lood algavad kuskilt isiklikust elust tavaliselt ja oma mingist unistusest või selle realiseerumisest, aga nagu sellest mõttest, et ma tahaksin tegeleda fotograafiaga või et ma tahaksin olla fotograafias hea, et sellest mõttest kuni selle reaalsuseni on tavaliselt teekond, et kas sa käisid kuskil kursustel või sa läksid kuskile kooli õppima fotograafiat või kuskilt nagu tavaliselt tuleb mingi tõuge, et see ise õppimine on ka võimalik, aga see on tavaliselt hästi aeganõudev protsess ja läbi meeletute vigade, et enne kui sa raha hakkad suutma teenida, eks? Tegelikult jah, tool ajal seda nagu interneti eriti ei olnud ju, et praegu on kõik võimalik teha läbi isegi YouTube'i kaudu ja ükskõik mida iganes sa guugeldad lihtsalt, kuidas pildistada ja sa saadki seda informatsiooni. Too ajal ma sain teada, et meil ei olnud päris palju neid kursuseid, aga meil oli selline hea kool Eesti Fotos. Siin ma töötan juba seal Eesti Fotostuudios ja mina olen nende tiim, aga aasta 2004 mina olin võtsin seda fotokursus algijatele. Mul on isegi selline diplom minu perekonnanimega, mis on kirjutatud absoluutselt niimoodi, et mina olen mingi RPU, aga on selline diplom ja kursused veel olid, seal ma sain teada, et minu kaamera, minu seebikarp
1,3 megapikslit ei ole piisav, et töötada fotograafina. Kaupo Kikas rääkis mulle, et oleks tore osta midagi nagu natukene suuremad vähemalt ja siis oli mul kursus edasijõudnutele ja sealt ma hakkasin tööd tegema vaikselt, samm-sammult, oma perekonnaliikmed pildistasin, kõik sõbrad pildistasin ja siis hakkasin samm-sammult lihtsalt oma kogemust arendada. Ma isegi jõudsin pärast, kui minul oli juba oma nimi nagu väärtuslik, jah, on ju, ja oli juba enam-vähem mingisugune karjäär ja siis mina isegi jõudsin kunstiakadeemias õppida. Aga natukene lõpmata, sellepärast eluolukorrad on sellised, aga see oli ka väga huvitav kogemus. Ja siis lihtsalt praktika, eksimine päris palju ja lihtsalt praktika rohkem. Mina olen ka kunstiakadeemias õppinud ja disaineriks seal. Me oleme käinud samas koolis mingisugusel hetkel, ilmselt natukene aastatega vahe võib-olla. Aga ma mäletan, seal oli selline ütlus, et keskpärase joonistaja saab igast inimesest teha, et selleks, et olla suur kunstnik, et selleks on vaja natukene annet, et kuidas on fotograafiaga, et kas fotograafias kehtib see sama reegel või on võimalik õppida fotograafiat ikkagi, kuidas ma ütlen, et räägime, eks ole, turundusvõtmes, et toodete või teenuste pildistamine, seal on omad reeglid, eks ole, et kui sa neid kõiki selgeks õpid, et kas selleks on veel mingisugust nii-öelda ekstra kikki või sellist annet vaja või piisab sellest, kui sa teed omale reeglid selgeks ja lähed mööda reegleid ja asi on olemas? No ei ole vist on nii, et sa nagu õpid kõik reeglid. Sa võid õppida neid kõik reeglid. Mina küll ei tea neid reeglid üldse. Mina kunagi ei ole lugenud oma kaamerate need manuaalid ja mina üldse ei oska oma kaameraga nagu ma tean nagu põhimõttelised asjad, aga mina olen selline laiskors, kes ei loe neid reegleid. Aga ma arvan, et see nägemus, nagu ilu nägemine peab olema sinu nagu südames, sinu silmades, aga see on küll arendatav, et sina oma nägemuse võid arendada tegelikult. Mina olen nagu just, ma olen, jah. Ma olen sulle nõud selles mõttes, aga ma korra tulen tagasi, vaata, kui Kaupo Kikas ütles sulle 1,3 megapikslise siukse lihtsama digiaparaadi kohta, et sellest võib-olla alati ei jätku, eks, et sul oleks vaja kvaliteetsemaid asju. Sa teed ka ilmselt suur formaate, eks ole, et kus on päriselt vaja ka neid megapiksleid ja et sensor oleks suur. Aga kuidas sina nagu lähtud sellesse, et kaasaegne telefon teeb ju tegelikult päris hämmastavalt häid pilte ja kui me võtame niimoodi, et enamus seda reklaami maandub kas Google'isse või sotsiaalmeediasse, kus niikuinii on mahupiirangud ees, et me ei saa midagi teha, et meie pildid tõmmatakse krõpsti 72 dpi peale, et ükskõik mida me oleme teinud eelnevalt, eks ole. Et kas täna näiteks sellise turunduse vaates peaks endiselt piiluma digikaamera poole või võib täiesti kasutada seda, mis sul kaasas on ja vaadata pigem nagu parema telefoni poole, et mitte võib-olla seda kõige odavamat otsa? Tegelikult praegu on päris hea kvaliteet meie telefoni pildide kaameradel, aga nagu mina ütlen oma tudengitele Mosta ärikoolis, et nad kõik kardavad, et kui minul ei ole seda suurepärase nagu vinge kaamerat, mis mina siis võin teha, et mina ei ole nagu proff. Mina kohe ütlen, et kõik teavad seda ajakiri Vogue, siis nendel on oma lehekülg, kus nad võtavad vastu need fotod nagu terve maailmast. Sa võid saata oma fotod sinna ja siis üks kord nädalas nad vaatavad, kas see sobib nende Vogue'i vibe'i või ei sobi. Mina, vahelt ma saadan sinna fotosid, aga ma saatsin neid, mis oli tehtud nagu ilusa, oma nagu proffkaameraga, ilusa modellidega, kõik nagu kontseptsioon oli, kõik meikarid ja kõik oli nagu tipp-top, aga ei tulnud läbi
aga ükskord ma jalutasin kuskil tiigi juures ja pildistasin mingi musitavat, mitte musitavat, konnad, kes teevad armastust. Nimetame niimoodi. Ja niisama panin mingi suva filtri peale ja siit saatsin nagu nalja pärast. Ja see pilt telefoniga tehtud on Vogue'i leheküljel. Nii et mõtlesin, kuradi, mis toimub? Tegelikult sina võid tegelikult oma telefoniga hästi ilusad ja kvaliteetsed fotosid teha. Praegu on trend on selline, et nagu truusus, et sa pead nagu truu olema. Sul peab olema oma kontseptsioon, kui sa pildistad hästi seda, siis sa võid seda telefoniga teha praegu absoluutselt. Kui mina puhkan, mina kunagi ei võta oma tööriista. Ma ei viitsi, mina olen laisk, nagu mina ütlesin juba, ma ei viitsi. Esialgu, et see on raske ja siis mina tahan lihtsalt puhata ja siis minu telefonikaamera on ideaalne selle jaoks. Võite isegi teenida neid rahad selle eest. Isegi ühes riigis on üks tüdruk, kes pildistab ja teine päris suured rahad. Ta pildistab pulmad iPhone'i peale. Temal isegi Instagramis on kirjutatud, pildistan teie pulma iPhone'i peale. Ja siis päris kallis fotograaf. Kusjuures on isegi ju nende kaasaegsete telefoniga tehtud pildivõrdlusi, et korraliku peegelkaameraga pluss siis teiselt poolt on nagu mõni tippklassi telefon, eks ole. Ja on lastud siis professionaalsetel fotograafidel kõrvut täpselt samal ajal, täpselt sama kohta, kõrvuti pildistatud. Ja profifotograafid eksivad aega ja peavad telefonifotot peegelkaamera pildiks. Et see näitab tegelikult, eks ole, selle kvaliteedi poole ära. Ja minu meelest oli see aasta vist kuskil kas 2009 või äkki oli siis mingi iPhone 4S või iPhone 5, kui New York Times korjas kaamerad käest ära. Andis telefonid ja ütles, et õige foto on up and close ja lõpetage see luuramine kuskil põõsaste taga, et elu peab ehe olema. Et me ei saa emotsioone muidu. Et selles suhtes mina ka julgustaks nagu, et jumala eest, et kõik on kinni nagu tahtmises ja natukene oskus on õpitav, aga et vahend tänapäeval ei ole küll enam see, et peaks ostma tohutu, ma ei tea, 5 või 10 000 euro eest väga kallis klaasi ja et alles siis saad nagu teha. Aga sind loetakse Eesti tippfotograafide hulka, et nagu sa ise enne ka ütlesid, et sinu nimi on kaubamärk, eks ole. Et kuidas sa jõudsid sinna või mis on, kuidas ma ütlen, et kuidas nagu need terad sõkaldest eralduvad, eks ole, et turunduse jaoks, neid pilte saab teha, eks. Aga selleks, et sa oleksid tõesti nagu fotograafina tuntud, et ühel hetkel sa saad hakata seda õpetama, ja et see on kredibiilne, et inimesed tõesti hindavad sind. Et mis see sinu edu võti on või mis on seal retseptis see, mis teeb sinust nagu peaaegu teistest üle või nii palju üle, et sa oled nagu nime endale teinud? Mina olen lihtsalt geniaalne. Naljad tegelikult, mis mina võin öelda, et mina ausalt teen oma tööd. Mina siiamaani armastan oma tööd ja siis isegi kui ma olen väsinud oma tööst, ma ikkagi seda armastan ja teen võtta mingi puhkust ja siis tagasi jooksen ja siis pildistan. Mina tean küll, et minu superpower on see, et mina olen selline nagu avatud inimene ja selle peale inimesed ka nagu tulevad. Ja võib-olla see on ka nagu psühholoogiline töö, sellepärast, et kui mina olen selline avatud ja mina oskan neid modellide piired natukene edasi lükata, ja siis mina näen seda võib-olla, mis teised ei näe. Võib-olla et need asjad, et ise see modell juba ei näe iseenesest. See on nagu suured sõdad tegelikult, aga mina üritan vaadata oma modellide peale nagu armunud noormees näiteks. Et kes nagu piilub ja vaatab ja siis naudib seda lihtsalt. See nagu kujutame ette, et see armunud noormees vaatab tüdruku peale
ja siis ta ütleb, et sina oled nii ilus. Ta ütles, ei, mina ei ole nii ilus, mul on nagu punn või midagi, aga ta ei näe seda punni. Ta ei näe seda nagu näiteks nagu liisakaalu või ükskõik, ta lihtsalt armastab seda inimest. Mina üritan seda näidata, seda ilud, inimeste ilu. Võib-olla see on minu nagu saladus. Aga lihtsalt nagu... Ma olen sinu juures korra pildistamisel käinud ja see oli päris lõbus protsess ja üsna nagu tagasisidestatud, et see oli nagu vestlus pildistamisega või siuke, noh, kuidas ma ütlen, siuke lõbus itsitamine vahepeal, eks ole, et sealt saab nagu päris häid emotsioone kätte. Aga proovime korra nagu tulla sinna turunduse ja sotsiaalmeedia sellesse poolde, et visuaal on sageli see, eks ole, mis otsustab ära, et kas inimene scrollib edasi või ta peatub ja üldse suvatseb lugeda su postitust, et mis sa tahad temast, eks? Et mis on nagu see, mida peaks tähele panema, et inimesed su visuaali peale reageeriksid, et nad teeksid selle stopi ja nad uuriksid edasi, et mida mulle nüüd siis nagu serveeritakse? No vot, just nagu jah, turundus. Ja just nagu sina ütlesid, et nad peaksid nagu stoppida seda scrollimist ja siis nad peatuvad sinu pildi peal. See on kindlasti see pilt, sinu nagu visuaal peab silma torkav. Et isegi nagu mina ütlen oma tudengitele, et isegi kui inimene sinu nagu vaataja, kes scrollib nagu laisalt, no kui ta vaatab neid, keegi nagu puhkub mingi baliis, mingi hommikusöögi pildid ja nii edasi, kõik on igav, aga siis ta stopib, mis kuradi see on, kuidas seda üldse vaadata? Ja ongi see nagu vaataja on sinu konksi peal, et lihtsalt see peab olema huvitav, silmad torkab. Ei, see ei ole nagu reeglina, et see peab nagu ilus olema. Vahest see on nagu isegi teist pooleli, et noh, kuidas ma, et jah, et see peab olema võib-olla kole, aga huvitav, kui see on huvitav, nagu huvi tekitav pilt või video hoopis, see ongi see nagu konks. Ja siis ta vajutab sinu pildi peale ja siis üritab vaadata, mis kuradi see on ja siis ta loeb need head tekstid, mis meie ärikoolis õpetatakse nagu kirjutada ja siis teine konks ja siis ta on meie klient. Et selles mõttes, eks ole, et mida sa ütled, et fotos peab olema natukene provokatsiooni sees, et midagi sellist, eks ole, mis erineb sellest tüüpilisest fotost, mis su sihtrühma seinal võiks aset leida, eks ole, et sa peaks nagu selleni jõudma ja siis proovima sealt erineda. Et kunagi, sina oled fotograafiast kindlasti nagu sügavamate teadmistega, aga minu teadmised ütlevad, et Helmut Newton oli see, kes hakkas provotseerima oma modellidega ja natukene läks kohati võib-olla vulgaarseks või selliseks nagu, et modellid ei olnud enam järsku naeratavad, sellised ilusad inimesed lihtsalt, kes poseerisid ilusates poosides, vaid näiteks, ma ei tea, murdsid ülikallite juveelidega, üle külvatud sõrmustega grillkana, et midagi nii vulgaarset ei olnud maailm enne näinud. Muidugi sa jääd seda fotot vaatama ja loed, mida nad sust tahavad, aga seda saab üle ka kindlasti pingutada, eks ole, et see on selline habras tasakaal, et kus nagu piir jookseb. Et kõike tähelepanu või muutuda vastikuks ja saada hoopis võib-olla lahkujate pool enda juurest. Aga kindlasti on mingisugused tüüpijad ju ka olemas, et kui sa seda teist või kolmandat teed, et siis visuaalide puhul just, eks, et mis siis võiks olla nagu takistuseks silmajäämisel, et kas see on ainult selline tapeet või on seal veel midagi sellist, mille peale inimene rõõmuga kerib edasi, et seda jama ma rohkem näha ei taha? Sul peab olema mingisugune kontseptsioon kindlasti, kui me kõik võime mängida selle nagu nende teemadega, mis on praegu väga olulisemad meie publiigidele ja siis meie maailmas. Aga olge ka natukene ettevaatlikud, eriti praegu tegelikult. Visuaal peab olema hea,
ja kvaliteetne, nagu Kunstiakadeemias nad tegid nalja minust, et mina olen nagu see kunstnik Marina Abramovitš, kes ütleb art must be beautiful, aga minu mõte on selles, et kui sa pildistad või filmid, vabandust, kakajuni, sa pead seda tegema ilusti või ükskõik mida sa teed seda kvaliteetselt ja jah kas see oli lubatud seda sõna öelda siin ma ei eetris? tea, no selles mõttes, et see on huvitav näide, mis tuleb nagu peale Jaan Toomikut, kes vedas oma väljaheidet purgiga mööda Euroopat biennaale ringi, on see nagu muutunud nagu näiteks, eks ole, et noh, me peame seda aktsepteerima, et see piir on juba purustatud, et me ei saa seda eirata enam. jah, aga tegelikult praegu on väga väärtuslik maailmas see truusus, nagu öelda, et nagu sa ausalt näitad oma pild ja näitad, nagu see on nagu rohkem nagu laivi näitad, sellepärast me terve maailm ja me kõik on nii väsinud sellest, et nende photoshopitud modellid, Claudio Schiffer, ta on väga ilus, oli ja kõik oli sellised nagu tip-top ja ilusad, aga see ei ole nagu true, see ei ole aus. Ja siis see peab olema nagu natukene, tead sellest trendist ugly beauty, see nagu rohkem näidata, see võib olla need mitte ideaalsed huuled, mitte ideaalsed hambad ja nii edasi, need isegi Chanel näitab neid erinevused ja see ongi võib-olla ka väga hea teema, millega võid mängida oma publikiga, kui see nagu vastab teie sihtrühmale. Kuidas ma ütlen, et rohkem sidestuda sihtrühmaga või rohkem sidestuda selle inimesega, keda sa sihtrühmaks pead, eks ole, ja teha seda nagu ehedalt, siis on nagu see retsept, on ju. Aga kas on mingisuguseid, ütleme, tehnilisi, noh, me oleme rääkinud, eks ole, et ei pea olema hirmkallis kaamera, et telefoniga saab ka teha, et kas on veel mingeid tehnilisi näiteks trikke, et kuidas teha selliseid turunduses häid fotosid? Võib-olla äkki proovime, no kuna me arvestame sellega, et enamus ei ole nagu professionaalsed fotograafid, siis kuidas on võimalik mängida selle pildidega, kui sa ise pildistad. Võib-olla proovida erinevad nurgad, vaatenurgad, pildistad nii, naa ja siis mitte näiteks seda lippvalsemi niimoodi, aga võib-olla sa hoopis pildistad niimoodi ja siis jälle see inimene ei saa aru, mis asi see on, aga aha, see on hoopis nagu huuleläigi ja see on nagu võib-olla niimoodi. Ja siis kindlasti mängida valgusega, see on minu lemmikteema, valgus. Ja kui see üks nipp, et kui sina pildistad oma tooteid näiteks, siis mina ütlen, et aken on sinu parim sõber. Eriti praegu on selline pilvene ilm, see on ideaalne softbox. Mine akna kõrvale, siis pildista seal ja lülita välja kõik lambid, need kollased lambikesed, nad rikkavad kõike. Teevad päris huvitavaid värve. Kusjuures valguse osas ka, noh, ma olen ise, kuidas ma ütlen, et vahest selline koi või võib-olla teistpidi, et kui nagu öelda moodsalt, et siis mulle meeldib tegelikult ka keskkonda hoida ja asju taaskasutada ja jumala eest hoidke Facebooki turul silm peal, et seal kohati saab nagu müstilisi asju täiesti kommi raha eest, et inimestel ei ole neid enam vaja, tal on vaja lahti saada. Keegi ei taha seda näiteks ja siis tõmmatakse hind alla, et mina olen ostnud softboxi näiteks 30 €, mis oli nagu siuke, et päriselt, et kas see töötab, et kas see nagu, kuule need lambid, mis siin sees on, üks maksab rohkem kui 30 € ja neid on 4 tükki seal sees, et kohati tundub nagu, noh, väga odavaid diile saab, et neid ei ole kogu aeg, aga noh, et elu ei saagi ühe päevaga käivitada, eks. Ja kindlasti YouTube'is saab võib-olla ka mingid pildistamisi nippe vaadata ja proovida ja teha, et noh, eks seal on parema ja kehvema kvaliteediga neid. Aga kindlasti on olemas ka mingid olukordi, noh, nagu me ka enne rääkisime, et kui sa lähed näiteks suure formaadi või trükise peale, noh, seal tavaliselt telefoniga hakkab nagu napiks minema, et siis jääb juba piksleid puudu ja pilte ei ole enam nii terav ja siis ta läheb nagu suures formaadis pudruks kätte.
ja sellisel juhul on nagu mõistlik kasutada profifotograafi, et kuidas sa leiad selle ja. profifotograafi või kuidas sa nagu seda ülesannet peaks koostama või, sest noh, üks asi, mis su peas toimub, eks, aga fotograaf peab ju sellest aru saama. Et kuidas teda nagu otsida, kuidas seda briifida, mida peaks nagu kokku leppima, et siis saavutada noh, see tulemus, mida sa oma peas mõtled. No esialgselt guugeldad ja vaatad, see ei ole nii keeruline praegu. Instagramis otsid ja esialgselt sa vaatad nende portfoolio järgi, kui sul on vaja pildistada mingi autosid, on ju, sina ei lähe fotograafidele, kes pildistavad näiteks paljad naised. No, on sellised unikaalsed unikumid, kes pildistavad kõike, aga sa ikkagi vaatad nende portfoolio järgi, on ju. Ja siis esialgselt sa räägid selle fotograafiga. On meil sellised fotograafid, kes teevad just kuidas sinu jaoks visuaali, sotsiaalmeedia jaoks. Mul läks seda sõna ära, kuidas see, content fotograaf, content fotograafid on sellised, et sina lähed ja siis küsid, et mul on vaja seda pildistada ja siis ta juba ise mõtleb välja, mis on vaja teha, on ju. Ja ka esialgselt teie rääkida, mis on nagu lõpptulemus peab olema, mida pildistada, kui palju, millal, kes otsib neid modelle, locations ja nii edasi. Ja väga hea asi on moodboard, kus sa kogud näiteks internetis, mida sulle meeldib. Et okei, nagu sina ütles, et minu peas võib olla nagu ilus pilt, aga kuidas ma seletan nendele, et oma tiimile, et kui on vaja nagu meikarit, sa näitad, seda ma tahan, sellised, ma ei tea, meiki ja nii edasi. Ja lihtsalt nagu arutada ja siis kõike rääkida. Et, jah. No ilmselt Facebooki grupid on ka selline koht, kus võib hõigata oma soov välja, sest kui sa tahad midagi pildistada, siis ilmselt on mõistlik, kui see fotograaf sust väga kaugele ei asu. Modelli pildistamisel võib-olla ei ole kõige otstarbekam leida omale fotograaf kuskilt Vilniusest näiteks või isegi Põlva äkki on natuke ebamugav, aga jõuame korra selle juurde, et me oleme siin ka aasta lektoritest rääkinud ja neid on siin nüüd käinud enne sind ka 2 tükki. Et sina jagasid 2. ja 3. kohta, et sa teed nagu ka õpetaja ja lektorina midagi paremini kui teised inimesed. Aga me ei tea seda, mis sa teed paremini, sest me küsisime ainult nime, et me ei käskinud kuidagi põhjendada, et miks see lektor just on, sest tõenäoliselt ega see põhjendus ei anna meil ka väga palju teadmist. Et me küsime õpilastelt tagasisidet niikuinii, eks ole, et suures pildis me teame, mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi. Aga kuidas sa nagu lektori tööni jõudsid? Kuidas ma jõudsin lektori tööni? Meie austatud Anna Kulp on minu nagu kuldne klient, minu kuldne modell, keda ma kogu aeg pildistasin ja siis ta ükskord ütles, et mulle, miks mitte proovida, ma ütlesin kohe, et ei, mina ei oska, eriti eesti keeles ma ei oska, ära hakka. Ta ütles, tema nagu see lause, lihtsalt ära mõtle, mine ja tee. Ja siis nagu okei, ma proovin. Ja siis ja ta viskas mind eriti eestikeelse gruppidele ja siis ma hakkasin vaikselt teha seda, mis ma teen. Aga see on minu jaoks tegelikult üllatus, et nagu esimene aasta ma hakkasin proovida eesti keele rühmades oma loengut pidada ja ka tuli välja, et mina olen okei. No mitte ainult okei, et nagu oled võitnud, eks ole, südame lausa tudengitele. Siin on küsida nende käest, aga võib-olla mina olen selline, võib-olla mina olen jälle aus. Kui mina ei oska, ma kohe ütlen, vabandan, et kui minu eesti keel ei ole nii hea, aga ma kohe ütlen, et teil tuleb väga naljakas loeng, sellepärast, et
mul vigu nagu sigu ja siis tulevad naljakad sõnad, aga aidake mind ja siis teeme nagu grupptöö, kui midagi ei tule minu suud välja, siis aidake, palun. Ja siis nende jaoks on okei, nemad on ka sellised nagu vabalt tunnevad ennast ja lihtsalt võib-olla naljakas loeng. Ja ma näitan päris ilusat pilte, et päris palju pilte. Võib-olla mul ei ole nii palju neid teooriad. Ma lihtsalt minu jaoks on nagu meelelahutus tegelikult. Võib-olla nende jaoks ka. Ma korra tulen tagasi nagu selle turunduspiltide või selle nagu pildistamise poole, et näiteks sotsiaalmeedias, et kui oluliseks sina loed seda, et see pildikeel oleks ühe ettevõtte lõikes sarnane või äratuntav, et kui sa nagu scrollid, et sa juba tunneksid ära, et ilma, et sa üldse loeks, et kes selle pildi on üles pannud, et sa juba tunneks nagu ära, et kellega on tegemist. Jah, see on nagu käekiri, on ju, selles mõttes. Jah. Et see mõnes mõttes... Aga millest küsimus oli? No eks ta vist on, kuidas ma ütlen, et mitte küsimused-vastused, vaid siuke mõnus arutelu, eks ole, ja samas nagu teiselt poolt sa pead sinna käekirja mahtuma sisse kogu aeg nagu kerge üllatusmomendiga, et see ülesanne on päris nagu põnev, on ju. Aga kui sa nüüd peaksid nimetama näiteks 3 näpunäidet, inimestele tavaliselt meeldib, on ju, et kuulad pool tundi, aga tahaks nüüd midagi konkreetselt 3 asja, et mul on vaja normaalselt korralikke turundusfotosid teha, mis töötavad, et anna mulle mingid 3 nippi, et mis need olla võiks? Okei. Ausus. Silmad torkav ja kontseptsioon peab olema mingi mõte. Vot. Võib-olla 3, sa küsisid, ma vastasin. Selles mõttes, et mina olen sellega super hästi rahul ja ma usun, et ka meie kuulajad on rahul, et väga pikka nimekirja ei jõua järgida, et need 3 asja, et olla aus või ehe selline, eks, et kajasta asju tõepäraselt, ära ilusta neid üle, on ju. Tee midagi sellist, et sa torkaksid silma, et ära mine tapeediks, et vaata, mis su konkurendid teevad, ürita sealt erineda mõtte, kes on su sihtrühm, eks, ja katsu nende nagu võtmes silma paistev olla. Ja iga foto taga võiks olla mingisugune nagu mõte või kontseptsioon, et ära lihtsalt, kuidas ma ütlen, et point and shoot ei ole tänapäeval enam see, millega nagu ellu jääks. Minu meelest on see super hea. Väga ilusti rääkisid edasi minu nagu tavaliselt sina. Ma sain punkti, eks. Ma ütlesin ju. Sellepärast on hea loeng tuli. Aga ma vaatan kella ja me oleme lubanud selline 20–30 minutit, et meil see 30 minutit just on kenasti täis jooksnud. Ja tegelikult oleme me ka läbi käinud, niimoodi ütleme otse välja, et meil on väike draft siin all, eks ole, et me oleme omavahel kokku leppinud suured pidepunktid, millest me räägime, et me oleme siin kenasti lõppu jõudnud. Ja mina omalt poolt tänan kõiki, kes kuulasid, kindlasti julgustan jumala eest, et vaadake meie kursuseid most.ee, leidke koolituskava, leidke kursused, te saate kuldaväärt nõuandeid ja teil on võimalik 4 või 6 kuuga sõltuvalt, mis eriala te valite, jõuda päris nagu mõnusa töö juurde, mida saab teha kodust või kus iganes, et ei pea reeglina kontoris käima ja kui sulle meeldib võib-olla talvel üldse Hispaanias elada, siis keegi ei keela ka seda enamasti. Et vaadake kursuseid, tulge õppima. Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh sulle, Leila. Mina sain ka natukene targemaks tänu sellele vestlusele. Väga hea. Aga aitäh sulle, et kutsusid ja mul väga meeldis. Ja tulge siis ärikoolile. Tulge õppima ja vaadake järgmine nädal jälle laivi, et järgmine nädal, järgmine teema saate teada natukene e-kaubandusest. Ja tänaseks tšau kõigile. Tšau.